Tere, siin Hubert Libreluresi tiimist. Kutsun teid vaatama videot, kus tutvustame kõiki meie uusimaid Predator-seeria lantsehaugi, koha ja ka ahvena püügiks. Predator-seeriat olete seni eelkõige tundnud tõhusate ahvenalantide poolest, mille suurused jäävad vahemikku 1,75 kuni 3 tolli. Seal oli 3 mudelit, Embron Twistyle, Kraken Shad ja Embron Shad. Nüüd laiendame seda pakkumist ja leiate Kraken Shadi, Embryon Shadi ja Embryon Twistyle suurustes alates 1,75 tollist, mitte 3, vaid 8 tolli. Selle video korrastatuna hoidmiseks alustame väiksematest suurustest ja liigume edasi suurimate poole. Siin on meil 4-tolline Kraken Shadi, selles pakendis leiate selle. Ühest pakist leiad 6. Meie omadused. Sama kehtib ka 4-tollise Embron Shadi kohta. Mõlemad need kummilandid on saadaval 12 tõestatud värvitoonis. Leiate need just sellistes blisterpakendites. Näete Kraken Shadi, see on 10 cm pikk, 4-tolline versioon kaalub 7,5 grammi. Need kummilandid sobivad hästi ahvenate, haugide ja ka kohapüügiks. Järgmisena on meil kavas 5-tolline Embron Shad, mis kaalub 15 grammi. 12,5 cm, selline tüüpiline Poola klassikaline suurus, kui tahame haugi püüda. See kõht tekitab vees juba päris palju segadust, mida te varsti ka ise näete. Väga mõnus, lihtne ja käepärane lant, mis töötab juba kõige kergema raskusega. Kui sellele rohkem raskust lisada, saab sellega edukalt ka koha püüda. Nii et see on väga universaalne valik, eriti kui meil on lai värvivalik. Polegi muud kui võtta ja kasutada. Ja püüda, sest see teeb tõesti oma töö ära paljudes veekogudes, kui soovite röögalu püüda. Ja siin on meil 5-tolline Embryo Twist, mis kaalub 13,5 grammi. Suurepärane valik, kui soovite püüda haugi kergelt, näiteks vesirooside, pilliroo või muude taimestike läheduses, jõgedes, tiikides või ka suurtes järvedes. Suurepärane valik eriti just suveperioodil. See lant on ülimalt lihtne kasutada, eriti kui alles alustate spinningu püügiga. See on tõesti väärt valik, et proovida just selle kummilutiga kala püüda. See saba tekitab vees tõeliselt palju segadust ja meelitab laisad haugid edukalt ründama. Peagi saate ise näha, kuidas see lant vees käitub ja kuidas seda õigesti rakendada. Embryoni Twisti 5-tollised leiate pakenditest, kus on 4 sellist lanti ning saadaval on need 12 värvitoonis. Jäädes veel 5-tolliste lantide juurde, on siin Kraken Shad, mis on minu isiklik lemmik, kui jutt käib kohapüügist. Vaadake ise, kuidas see lant välja näeb. Pakendis leiate 4 tükki, igaüks kaalub 14 grammi ning see on suurepärane peletise imitatsioon, aga ka teiste kalade, keda koha eriti jõgedes jahib. Aga me juba teame seda ka teie käest, sest need landid on juba poodides müügil. See töötab ka Poola ja välismaistel tammidel. Kuigi ma ütlesin, et see on mu lemmikkoha, pean tunnistama, et oma isiklikel kalapüügireisidel püüdsin kõige sagedamini haugi. Igatahes vaata ise. Kena haug. See on haug. Naaseb vette. Nüüd teie ees on Embron Shad 5-tolline ja Kraken Shad 5-tolline, põhiline valik, kui tahate kerge varustusega tõhusalt haugi püüda. Selle juurde valite ka konksu suuruses 5x0 või 6x0, võib võtta natuke suurema või väiksema, sõltuvalt teie eelistusest. Kasutame siin ka 5–35 grammisi raskusi ja tihedam näeb siis vees kena välja. Ja siin on meil 5-tolline keerdumusega Embryon.
Seda kummi tugevdab kõige sagedamini paki nina suurustes 4x0, 5x0. Ja siis näeb see välja selline. Toimib kõige paremini raskustega alates 5–30 grammi. Ma ei koormaks seda kummi liiga palju, sest selle peamine eelis on just see saba, mis töötab väga hästi juba väga kerge raskusega. Vaadake seda nüüd ise. Ja siin on meil 6-tolline embryoshad, mis kaalub 23,5 grammi. Suurepärane valik, kui tahate juba haugi püüda. Suuremate lantide puhul tekitab see kumm vees juba päris palju segadust tänu oma iseloomulikule kõhule ja laiale sabale ühtlase kerimise ajal. See tekitab tõesti vees palju segadust. Sama võib juba öelda ka 6-tollise krakensadi kohta, mis kaalub 24 grammi. Mis on lahe, see lant imiteerib jõgedes suurepäraselt väikseid säinaid, kellele, nagu kogenud kalamehed teavad, armastavad sageli jahti pidada koha. Samuti jahivad neid säga ja ka haug ei ütle sellisele saagile ära. 6-tolliste kummilantide puhul võite kasutada ka pealiini kinnitamise meetodit kruviga, mille keerame loomulikult sisse suu poolt. Keerame selle sisse. Lisame selle rakendusele. Võime selle siia panna kas spetsiaalse kõhu all oleva aasa kaudu või selja poolt. Siis käitub see kumm muidugi ka teistmoodi. See käitub teisiti ka sellepärast, et siin pole meil igipead, vaid tavaline lisakonks, mis ei muuda kummi jäigaks ja laseb tal vabalt liikuda. Meil on pea sisse keeratud, paneme aasa altpoolt. Mina isiklikult, nagu mainisin, eelistan. Just sellise lisakonksu panen ma kõhupiirkonda, sest haug ründab enamasti, kui on sügavam vesi, altpoolt neid pehmeid lante. Torkan selle siia embryon shot 6-tollise puhul kõhupiirkonda ja nii see välja näebki. Viietollist embryoonatvisti olete juba näinud, aga siin on nüüd 7-tolline embryoonattvist. Ja need on landid, mis on juba ühekaupa pakendatud, suurustes 7 ja 8 tolli. Leiate need just sellistes pakendites. Liigume kohe edasi Predator-sarja teiste lantide juurde, aga siin hoian käes 8-tollist krakeni, mis, nagu väärib märkimist, on meie endi käsitsi maalitud. Siin kasutan samuti embryon-shadi. 8-tolline, näete seda siin isegi tegutsemisvalmis. Pöörasime nende lantide detailidele uskumatult palju tähelepanu. Eriti pöörake tähelepanu sellele soomuselemendile. See on tõesti väga hästi paigutatud just embryon krakeni seljapiirkonda, aga ka embryon twistailil, kuid siin on see lisaks veel käsitsi tehtud. Värvitud kumm, mis hoiab seda värvi väga hästi. Siia on tõesti palju tööd sisse pandud. Lisaks kõik uimed, mis ei ole tegelikult ainult dekoratiivsed elemendid, mis muudavad selle landi meie ja kalade jaoks tõeliselt atraktiivseks, vaid neil uimedel on ka tähtsus siis, kui me juba lantiga mängime. See lisab täiendavat mängu, mis võib olla eriti tõhus rasketes tingimustes, näiteks tugevalt ülepüütud veekogudes. Need kõige peenemad detailid leiate ka 6-tollisest krakenist ning samuti 5-tollisest embryonist. Siin on samuti peal soomuselement, mis on selles mudelis. Te olete juba näinud relvastatud embryon shadi. Siin näete sellist põhilist rakendust 2 kolmikhaagi ja ees oleva oliiviga. Alustame siiski embryon V-stylist. Siin on mul juba valmis variant. Komplekt, mida soovitame just selle landiga püügiks, on üks kolmikhaak, mis on siin kõhu poolt kinnitatud tiftiga. Just kõhu poolt peame seda parimaks viisiks kolmikhaagi paigutamiseks sellisele kummile, sest haug ründab seda enamasti altpoolt. Sellise komplekti tegemiseks on vaja mõningaid osi.
Alustame tinapeast. Siin on oluline see alumine aas. See teeb kolmikhaagi paigutamise palju lihtsamaks, lausa võimaldab seda. Ja siin saame manööverdada, kas tahame mõne kummi puhul panna kolmikhaagi peale, alla või isegi nii peale kui alla. See kõik sõltub teist endist. Edasi on meil vaja pöörlevaid rõngaid. Need pöörlevad rõngad võivad olla sellised nagu minul siin, sellises ketis või ka eraldi pakendatud, ka need tulevad meil kasuks. Kui juba pöörlevad rõngad, siis ei tohi me unustada ka sellist elementi nagu ühendusrõngad, sest kõik tuleb ju kuidagi omavahel ühendada. Lisaks võtame kaasa kruvi, kui kasutame ainult lisaraskust. Täpselt meie kummile kinnitatavat raskust. Siis on selle raskuse pöörlemine palju suurem. Sellest räägin ma natuke hiljem veel. Ja mida me siia veel saame lisada? No loomulikult kolmhargid. Siin polegi rohkem midagi lisada. Need on teravad, tugevad kolmhargid. Siin veel üks huvitav fakt. Alati võite lisada sellise erksama detaili, mis toimib justkui sihtmärgina, kui röövkala võiks meie kummi rünnata. See on tore lisand, see pole küll kohustuslik, aga kõik sõltub juba teie enda eelistusest. Komplektis embransaažiga võisite märgata sellist detaili nagu kinnitustihtid. Tihtid on samuti väga olulised, sest need annavad meile kaks võimalust. Kolmhargi saame torgata sisse nii, et üks harudest jääb painutatud. See on mitteaktiivne, sest selle ülesanne on hoida kolmharki meie landi küljes, aga me saame tõsta tõhusust, kui torkame selle tihti sisse. Siin on aga oluline arvestada, millises veekogus te püüate, sest kui seal on palju takistusi, tasub siiski tihtidest loobuda, torgata kolmhark lihtsalt kummi sisse ja niimoodi oma püügikohta läbi püüda. Kui aga püügikohas ei ole palju taimi, oksi ega takistusi, siis torkame selle tihti kummi sisse ja tänu sellele, et lant saab vabalt liikuda, suurendame tegelikult oma tõhusust ja võimalust kala korralikult haakida. Veel üks element, mida võime oma lantidele lisada, see ei ole küll kohustuslik, aga soovi korral võib kasutada selliseid asju. Raginad, mis võivad lisaks meelitada kalarünnakule. Jätkame seiklussarja neile, kes püüavad tõeliselt suurte kummilantidega. Krakenshot 8 tolline, olete seda ilmselt juba näinud Ribomagia 2025. See kaalub lausa 60 grammi, seega siin on vaja üsna tugevat ritva. Mina soovitan kasutada casting-tüüpi ritvu, eriti kui plaanite püüda kauem kui paar tundi, oletame näiteks, kui lähete terveks päevaks kalale. Casting-ritve võimaldab meil kohti läbi püüda tunduvalt väiksema energiakuluga. Käsi väsib lihtsalt aeglasemalt ja see teeb asja palju lihtsamaks. Selline lant on samuti käsitsi värvitud. Näete ilusaid silmi, iseloomulikku soomust, uimi, mis annavad sellele landile lisaliikumist. Ja tuleb öelda, et see lant töötab teil kindlasti haugipüügil. Ärge imestage, kui isegi sellise kummilandi peale hakkate püüdma. Sageli ka alamõõdulisi kalu, sest see lant oma mänguga meelitab iga röövkala ründama. Ja viimane Predator seeriast, samuti 8 tolline, samuti eraldi pakendatud, samuti käsitsi maalitud arvukate detailidega, mida tema kehal näha on. Embransaažiga 8 tolli. Siin on tema kõht tõesti nähtav, aga tegevuse ajal on seda kindlasti tunda. Siin vees on meil relvastatud versioon valmis. Ka minu arvates on see kõige põhilisem relvastamise meetod. Siin kasutame juba 2 kolmikhaaki selle landi iseloomu tõttu. Üks kolmikhaak võiks olla kinnitatud just siia peapiirkonda.
Teine haak asub selle kõhu lõpus, mis läheb üle sabaks. See võimaldab teil tänu sellele olla kindel, et kui kala meie landi ründab, jääb ta kindlasti otsa. Siin on kasutatud lahendust, kus on ainult keermega kinniti. Vaadake, ma keeran selle nüüd välja, paneme kolmikhaagi külge. Siin on kolmikhaag ilma kinnitustappide või pinnideta, mis muudab vees ka veidi landimängu. Siin on ainult keermega kinniti, tänu millele saame sobiva suurusega rõnga abil lisada sellise oliivkuuli. Wolframist oliivkuuli ja kui teil tekib veekogu ääres tunne, et tahate püüda raskemalt või hoopis kergemalt, saate raskust vabalt vahetada, mis ei ole sugugi nii kiire, kui kasutate ainult sellist pliist keermega peal. Siin on see mobiilsus väiksem. Sellise oliivkuuli puhul on püügivõimaluste valik laiem ja kiirem. Ja Wolframist oliivkuul sellepärast, et see on raskem kui tavaline pliistkuul. Tänu sellele ei paista see meie landi taustal nii palju silma. Ja isiklikult eelistan kasutada just Wolframist raskusi mitte ainult haugipüügil, vaid nagu te ilmselt teate ka forellipüügil, kuid siin pole see tingimata vajalik, sest nagu te teate, saab seda täiesti edukalt püüda ka sellise keermega. Kraken Shad, siin näete sama rakendussüsteemi, ainult et siin on väike märkus. Kraken Shad on palju saledam lant kui mainitud Embryon Shad ja see lant vajab veidi teistsuguse pikkusega rakendust, mida saate ise hõlpsasti kohandada või osta poest juba sobiva valmis rakenduse. Kindlasti aitavad kõik poed, kus meie ülevaated olemas on, teil hea meelega sobiva komplekti valida. Suur tänu, et vaatasite seda materjali. Kui teil on küsimusi, siis kommentaaride sektsioon on teie jaoks. Samuti võite meile kirjutada Facebookis, Instagramis või TikTokis. Oleme teile seal samuti kättesaadavad. Vaadake ka meie kontot X'is. Palun tellige ja meeldige sellele videole, sest me valmistame teile ette üha rohkem sisu. Mitte ainult ümberkujundamine, vaid ka materjalide muundumine vee pealt. Suur aitäh vaatamast! Näeme järgmises materjalis. Tere!